Pika päeva jooksul me oleme rääkinud siin patsientide teadlikkuse tõstmisest, oleme rääkinud sellest, mida me õppisime kriisidest ja mitte ainult siis COVID-kriisist, vaid ka käimasolevast sõjast, energiakriisist, võib-olla veel mõnest kriisist. Ja räägitud on siin alal ka juba tervishoiu rahastamisest, et kus koha pealt siis kõik need vahendid peaksid tulema või milliselt need vahendid peaks olema ümber jaotatud, et pakkuda jätkusuutlikud tervishoiuteenust. Ja see on meie tänase viimase arutelu fookus, et kuidas siis olukorras, kus me teame, et meil on ravijärjekorrad, meil on õdede puudus, meil on samal ajal patsientide teadlikkuse tõus. Tõenäoliselt, kui te kuulate aastast aastasse, räägitakse sellest, et raha on alati vähe ja raha peaks kuskilt juurde tulema, et kas see lahendab neid probleeme või mitte. Ja püüame siis siin järgmise tunni ja pooleteist jooksul seda teemat lahata. Minnes nüüd korraks üle tehniliste detailide juurde, et mida on meil vaja, et meil see täna edukalt toimiks. Esimene asi on see, et me omavahel oleme kokku leppinud, me räägime sina. Teil on kuidas mugavam on, et kui te esitate küsimusi, võite loomulikult ka teietada, aga sina vorm on meile kõikidele väga hästi. Kui tahate küsimusi esitada, siis siin on selline tore stressikuubik. Aga see tekitab stressi juurde, et te peate olema selle hästi lähedal, et siis saate esitada küsimused, siis on kuulda ja siis ta ilusti ka salvestub. Ja kolmas siis nii-öelda kommertslik teadaanne on see, et nagu siin alal on kombeks juba olnud ka eelnevatel aruteludel, kellelegi meile siin kruusikesi ei anta pärast seda etteastet ega muud meelehead ja kõik see, mis me siin panustame, annetatakse korraldajate poolt Ukraina laste heaks. Ennast siin tutvustamata, nimi on küll ilusti kirjas olnud, mina olen Randel Länts. Ma ei taha nüüd niimoodi disclaimerina seda öelda, et ma olen siin sedasi küll moderaatori rollis, aga ka natukene tavakasutaja rollis, et minu kokkupuuted meditsiinivaldkonnaga piirduvad tavaliselt arstivisiitidega ja tuttavatega, kellega oma kogemust jagada või siis midagi küsida. Doktor Google'iga olen ka loomulikult tuttav, nagu vist enamus meist, aga seda doktorit ma väga ei usalda. Aga kui nüüd hakata pihta, räägime siin tervishoiu reformist. Pealkiri on selline huvitav, et mina pealkirja ka ise kuidagi seotud ei ole, et kes aias, mulle meenutab see lasteaeda, kus meil siis muusikaõpetaja hakkas klaverit ühel hetkel mängima ja siis me mängisime kes aias. Ja ma ei saanud kunagi aru, et mis selle mängu eesmärk on. Et peale selle, et see oli tore ja sai ringis käia, siis said kedagi seljast tõugata. Et ma loodan, et see meie tänane arutelu ikkagi tuleb sellest ringmängu loogikast natukene võib-olla välja ja me jõuame, kui vähemalt ei jõua lõplikult lahendusteni, siis me jõuame mingisuguse sellise mõttepärandi või ideepärandini, mida siit kaasa võtta ja mida tulevikus aruteludes arvestada millega. Aga hakkam pihta, et tervishoiusüsteemi reform, see kõlab sedasi hästi suurelt, hästi kaugelt, hästi abstraktselt, aga me peame meeles pidama, et kõige selle keskel on tegelikult ju inimene. Ja võib-olla ma alustaksingi siis Kadri sinust kui patsientide esindajast. Ole hea, räägi nüüd mõne sõnaga lahti, mida siis on vaja patsientide jaoks, et tervishoiusüsteemi reform tõeliselt ka toimiks ja kõik need asjad, mida me soovime, mida me tahame, realiseeruksid. Tervist! Mina olen siis inimeste esindaja, nagu välja tuli, eks ole. Väga tore. Igapäevaselt töötan ma ka ajakirjanikuna, et selles mõttes see pealkiri minu jaoks on ka selline suhteliselt nagu eemale tõukav. Ma tean, et toimetuses öeldaks kohe, et ei, et sellist pealkirja küll ei pane, et keegi ei saa nii aru, mida sa öelda tahad. Aga kui sa avasid Randel natuke seda pealkirja, siis läks asi paremaks. See oli minu interpretatsioon. Ja mulle see väga sobib, et kui me räägime, et mida inimesed võiksid ühest tervishoiureformist tahta, siis ausalt öeldes, keskmine inimene ei tahagi mitte midagi sellest teada, tema tahaks, et asjad toimivad. Ja kui asjad toimivad, siis tal ei olegi oluline, et mis reform parajasti käsil on või mida siis parajasti parandatakse. Aga küsimused tekivad siis, kui lubadusi ei täideta. Ehk et kui öeldakse näiteks, et 6 nädala jooksul me pääseme arsti juurde patsientidena, aga tegelikult me peame ootama oluliselt kauem, siis me kindlasti tahame teada, mis siis toimub ja siis me tahame ka esitada küsimusi ja kõige demotiveerivam on, kui me saame siis nendele küsimustele selliseid ebamääraseid vastuseid, millest me üldse mitte midagi aru ei saa.
ja kui siis neid selliseid plaane, suuri plaane, mis muudavad juurteni süsteemi, kui selliseid plaane tehakse, siis kindlasti nüüd patsientide organisatsioonidel on tihtipeale sellised kurvastushetked nendel hetkedel, kui kõik, võtame ühe näite ka, siis on alati lihtsam rääkida. See viimane patsiendikindlustuse seadus, mis vastu võeti, seda tehti hästi kaua, mitu korda alustati, siis ta jäi pooleli, see selleks, see käib elu juurde ilmselt. Aga see lõppes kõik sellega, et kui umbes 2 aastat varem me olime jälle kõik väga panustanud, kirjutanud, kuidas meile tundub, et seadus peaks olema rohkem tasakaalus patsiendi poole, sest meile tundus, et patsientidel võetakse vähemalt ajutiselt garantiisid vähemaks ja kõigil teistel nagu antakse neid juurde, siis tookord see sinna jäi, kuni siis umbes 2 aastat hiljem ühel päeval vahetult enne aastavahetust me järsku saime teada, et nüüd ikkagi läheb see seadus, keegi võttis selle sahtlist välja, muutis selle ära ja läks ta nii kiiresti vastuvõtmisele, et jah, meile justkui tehti ettepanekuid, et jaa, te võite ju avaldada oma arvamust, aga arvestage, et niikuinii neid ei ole kellelgi aega arvestada. Ja ma usun, et need on nüüd need kõige nõmedamad hetked selles töös, mida me patsientide organisatsioonides teeme. Ja ma usun, et see ei ole ainult tegelikult patsiendi organisatsioonid, see on paljude osapooltega nii. Ja võib-olla siis ka see, mida me oleme märganud mõningatel hetkedel, et riik kuidagi hästi kergekäeliselt tahab mõnikord ära anda oma, ütleme siis valdkondliku korraldamise kohustust. Pärast võin ma siis avada ka seda teemat, aga võib-olla siin siis võiks ühe näitena tuua mingite arengukavade kirjutamise, kus antakse näiteks ainult ühele osapoolele antakse siis ülesanne seda kava koostama hakata. Meile tundub, et seda peaks tegema riik, sest tema peab nägema kogu pilti ja peab kõikide huvid arvesse võtma, et see oleks nagu õiglane. Ja võib-olla viimase märksõnana ma ütleks sellise, kuidas ma ütlen, ma saan aru, et kogu süsteem on maru suur ja siin ringleb hästi palju raha ja haiglad on tohutult suured, aga kui minister ikkagi ütleb avalikkusele, et teate, 5 miljonit ei olegi nagu mingi raha, et me peaksime nagu seda arutama, jutt käib siis ühe haigla riigihangetest ja me ei saagi tegelikult inimestena teada, et kui palju siis võib-olla oleks kulunud vähem raha selleks, et neid samu asju osta. Siis teise käega meile öeldakse, et aga kuule, anna raha juurde, sellepärast et tead, meil ikkagi tervishoius raha ei jätku ja üleüldse anna siis veel raha juurde, sellepärast et meil oleks vaja nüüd ka mõneldele lastele osta ravimeid, mida riik ei kompenseeri ega ei hüvita, siis me tunneme ka, et me tahaks natuke teistsugust korraldust. Aitäh, ma arvan, su sõna saabas selles mõttes kinni, et sa teise punktina puudutasid neid arengukavasid, ma eeldan, sa eeldad valdkondlikke arengukavasid. Ja pöörduksingi selles kontekstis siis Tõnis Allik sinu poole, et sina esindad siin erameditsiiniasutusi. Kui me neid arengukavasid vaatame, siis ega seal erameditsiiniasutustest nagu suurt juttu ei ole. Kui nüüd prostalt küsida, eks ole, et mis sa siin teed, aga tegelikult, et kuidas sa näed erameditsiiniasutuste rolli just selles reformikavas? Jaa, aitäh kutsumast, et kui kutsuti, siis ikka tulen. Ja tõepoolest esindan siis erameditsiiniasutusi, kellel on olemas ka oma siis ettevõtete loodud liit, EETAL, eratervishoiuasutuste liit. Olen ka selle juhataja hetkel. Ja olen töötanud varasemalt ka nii-öelda riigihaiglas ja riigi poole pealt, nii et nii-öelda oskan seda mõlema poole pealt asja vaadata. Aga võib-olla enne, kui nüüd konkreetsele küsimusele vastan, siis eratervishoiuasutused üldiselt on käsitletud siis kui eriarstiabi pakkuvad asutused. Tegelikult enne oli siin ka juttu, et meie tervishoid on üldse korraldatud nii-öelda eraõiguslikult, et tegelikult kõik teenusosutajad on ühel või teisel moel siis või on juriidilised isikud ja eraõiguslikud, aga lihtsalt haiglad valdavalt on siis riigi või kohaliku omavalitsuse omanduses.
ja nii-öelda eraomanduses on ka väga suur osa sektorist, terve peremeditsiin on tegelikult siis eraomanduses. Valdav osa hambaravist on eraomanduses ja siis nii-öelda eraomandus ulatub õendusabisse, suures osas umbes pool õendusabist on eraomanduses või teenust osutatakse ja natukene erakapital ulatub ka kiirabiteenusesse. Aga jah, mina siis esindan rohkem praegu eriarstiabi poolt. Ja siin EETAL-i poole pealt vaatuna on küll teemasid, mida lahata, et no, kuidas see nii-öelda solidaarne kindlustus, ravikindlustus, mille raha haigekassa või mille eest siis haigekassa maksab kindlustatute raviarved kinni, et kuidas siis patsiendid, kes soovivad minna mitte suurde haiglasse teenust saama, vaid lähevad mõnda eraasutusse, et kuidas nemad saaksid selle eest tasutada, et see on olnud üks selline kitsas koht Eesti tervishoiukorralduses, kuna siis riigi omanduses olevad haiglad, mis moodustavad siis haiglavõrgu arengukava, pääsevad haigekassa lepingutele juurde lihtsamini kui eratervishoiuasutused, kes peavad seda tegema läbi konkursi ja vähemasti mõnda aega mingi osa nendest ei pääsenudki üldse lepingutele ligi. Nüüd on see võib-olla see viimase haigekassa hankega paremaks läinud ja ütleks, et liigub õiges suunas. Aga EETAL-i eesmärk ongi see, et kui me deklareerime Eestis, et patsiendil on õigus arsti valida, siis see õigus võiks olla absoluutne, et kui Eestis arst nii-öelda omab tegevusluba mõne asutuse kaudu ja osutab arstiabi, siis ja patsient tuleb tema ukse taha, on ravi kindlustatud, siis võiks haigekassa selle töö kinni maksta. Päris nii kaugele me ei ole veel jõudnud. Ja me lihtsalt olemegi tahtnud, et me oleme selline natukene nähtamatu ja väike osa Eesti tervishoiust, aga püüame ka nii-öelda tublist ennast näidata. Covidi ajal eratervishoiul oli siin mitmeid võimalusi nii vaktsineerimise kui testimise korraldamisel, kus suuresti eratervishoiujõududega asju korraldati. Ja kui nüüd rääkida reformist laiemalt, siis kus miks mitte võiks ka eratervishoiu nii-öelda võimekust kasutada, siis laias laastus mina ütleks niimoodi, et Eesti tervishoid on hästi korraldatud ja kunagised reformid on pikalt töötanud ja arstiabi on Eestis üldiselt päris hästi kättesaadav. Ja kõige suurem väljakutse, mis on olnud läbi aegade ja mis tasapisi muutub üha akuutsemaks, on ikkagi kuidas peaks olema arstiabi korraldatud, ütleme siis väljaspool Tallinnat, Tartut, Pärnut ja Kohtla-Järvet. Ehk siis kõikides ülejäänud maakondades, sest Eesti on hajaasustatud riik ja lihtne on öelda, et tervishoid on efektiivselt korraldatud, kui see asub 4 linnas ja mujal pole vaja, aga tegelikult ikka vist on vaja. Et see on võib-olla sellise tervishoiureformi kõige suurem väljakutse perspektiivis. Aitäh! Maarja Mändmaa, sa oled olnud Sotsiaalministeeriumi kantsler, nüüd teistkordselt, eks ole, peaaegu aasta juba. Et me nüüd kuulsime patsientide vaadet, kuulsime eratervishoiu vaadet. See, millega sind võib-olla laiem avalikkus teab, on see, et sa tulid ministeeriumisse ja siis soovisid kohe enda all olevaid asutusi hakata liitma, mõndasid likvideerima ja niiviisi seda reformi ellu viia. Et räägid äkki sellest lahti ja sellest ideest, mis seal taga on? Aitäh ka kutsumast ja võimalusest siis tutvustada seda, mida me teeme, et põhimõtteliselt riigi teenistujatena, keda siis ministeeriumi ametnikud ja ametite ametnikud esindavad. Et ega meie eesmärk on ju see, et teha kõik selleks, et Eesti riik ja rahvas püsiks ja kestaks. Tegelikult kõik meie tegevused on sellest kantud. Ja kui nüüd vaadata, et mis siis tagab selle, et Eesti rahvas kestaks, siis tagab ikkagi hea tervis ja selline hea elukvaliteet. Ja nüüd
juba varasemalt on tegelikult targad osapooled ju pannud kokku rahvastiku tervise arengukava, mis tegelikult raamistab seda, mis üldse meil Eestis nagu tervishoius ja siis ka siis tervise edenduse, ennetuse maailmas peaks nagu toimuma. Et see on selline katusdokument ja kui vaadata siis, mis on seal välja toodud sellised probleemid täna Eesti siis tervisesüsteemis laiemalt, et siis ongi mure sellepärast, et meie inimeste eluiga küll kasvab, aga see kvaliteetselt elatud vanus, see jääb ikkagi kõvasti nagu allapoole soovitust, et ütleme 30 aastat oma viimases otsas inimene keskmiselt elab mingisuguse vaegusega, ei tule sellega toime. Ja siis muidugi on meil probleem sellega seoses, et meie see tervis on ka selline mõnes mõttes nagu ebavõrdses olukorras. Inimesed on ebavõrdses olukorras terviseteenuste kättesaadavuse osas ja ka oma tervise näitajate poolest. Inimesed, kes elavad siis seal samas hajaasustatud piirkondades või on vaesemad, et nende tervise näitajad tunduvad olevat kesisemad kui nendel, kellel on siis võimalik maksta veel täiendavalt terviseteenuste eest või kes on siis koondunud ka siis elukeskustesse. Aga ja siis sellest ressursist me täna ei räägi, sest et seda on vähe kõikjal, mitte ainult Eestis, vaid ka teistes riikides, eks ole, et seda võiks ikka olla ja maksuraha võiks ikka inimeste käest rohkem küsida. Aga et ikkagi selle veel nende probleemide, teiste probleemidena ära markeerida, siis on meil kindlasti probleem ka sellega, et meil puudub nagu selline võimekus tegeleda siis mitte nakkuslike terviseriskidega, et üha enam maailm areneb, meil tekib probleem sellest, et inimeste tervisekäitumine on kehva, sealt tekivad probleemid, mis kahjustavad inimeste tervist ja siis omakorda toovad inimesed sellesse tervisesüsteemi. Et nagu see on valdkond, millega me peaksime tegelema. Ja siis muidugi ka inimeste selline, tähendab, et üks asi veel enne seda on ka meie siis selline digitaalne areng, et me oleme öelnud seda, et me oleme tohutu e-tervise või üldse e-teenuste maa, aga kui me vaatame, millised lahendused meil on selles e-tervise maailmas, siis me oleme sellised õhinapõhised, on sellist süsteemset lahendust, on pisut tagasihoidlikumalt, on küll väga head algatused olnud, aga seda meie teadmist ja kompetentsi e-teenuste osutamisel võiksime palju rohkem ära kasutada, seda enam ka, et järjest enam tuleb ju tehnoloogia vallas rakendusi, mis toetavad seda inimese teadlikku käitumist ja iseenese tervise jälgimist. Nii et mõningaid aspekte, mida selles maailmas parandada on palju. Nüüd selles jutus, mis ma räägin, ei ole midagi uut. Ja see, kui mina ka ministeeriumisse tulin, siis tegelikult kui vaadata, milliseid need samad arengukavad on koostatud, eks ole, millised on koostamisel, Eesti ravimipoliitika suunad 2020-2030, haiglavõrgu arengukava 2040, mille jaoks koostatud analüüsi on siin tutvustatud ka erinevates meediakanalites, eks ole. Meil on praegu koostamisel esmatasandi arengukava koos erinevate osapooltega, mille hulgas vaadatakse lisaks, eks ole, perearstidele, pereõendusele, tegelikult ka teisi olulisi osapooli, kes toetavad seda esmatasandi tegevust. Et iseenesest nagu tegelikult selles mõttes nagu reformi pole vaja. Lihtsalt, mida mina näen on see, et me räägime ja oleme rääkinud ja ilmselt jääme veel rääkima. See, mida ma Sotsiaalministeeriumis olen algatanud, on see, et võtaks nüüd need rakendusasutused, kes tegelikult riigi poolt ja riigiteenistujana peavad tagama, et kõik need eesmärgid saaksid täidetud ja me hakkaksime sinna suunas liikuma. Et selleks on vaja ühte head kompetentset, tugevat rakendusasutust, siis see on olnud selle asjaga mõte, et luua selleks, et kõik need toredad, mõistlikud, asjakohased dokumendid, mis on loodud, nende eesmärkide suunas ka liikumiseks, nüüd ikkagi siis päriselt tegevuskavad ja hakkame seda elu elama, mis on inimeste poolt kirja pandud, et see on selle reformi mõte. Aga kindlasti, mina jällegi ka sellise avaliku haldana ütlen, et ma ei tähtsustaks seda üle, täpselt olen nõus siin patsientide esindajaga, et tegelikult patsiendi jaoks vahet ei ole, et mis reform kuskil tagatoas käib. See ongi teenuse osutajate, teenuse keskkonna korraldaja asi luua, vaadata, et inimene saaks teenust, mida tal vaja on. Patsiendi jaoks on tähtis, et see asi toimiks ja kui me siia juurde paneme nüüd patsiendi viimaste aastate või inimeste ootused, et teenus on inimese keskne, lähtub minu vajadusest ja lähtub ka minu sellisest elukaare põhisusest, et ma ei pea erinevad, et need arstid, kes minuga suhtlevad, tervishoiutöötajad või siis ütleme ka sotsiaaltöötajad, kes minuga suhtlevad, et seal taustal käib selline hea integreeritud koostöö, siis see on see, mille nimel meie peame seal leti taga tööd tegema, vaeva nägema ja ma ei nimetaks seda tervisereformiks, vaid üheks selliseks rakendusasutuse ja rakendustegevuse korraldamiseks. Kahtlemata on inimestel huvi
ja küsimusi, kuidas see käib, mis tehakse. Kahtlemata mõnda inimest see puudutab ka valusamalt võib-olla, sest et muutuste suhtes me kõik oleme natuke sellised skeptilised, aga iseenesest jah, see nüüd ei ole kindlasti Eesti tervishoiusüsteemi reform, mida selles ministeeriumi valitsemisalas tehakse. Aitäh. Viimasena siis sõna Siim Espenbergile Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskusest. Siin avangud on tehtud, eks ole, ja Maarjo siin hästi tõi välja ka, et mis on reform ja mis ei ole võib-olla reform, et sina kui analüütik, et mis see reform siis on ja kuidas sulle siin kuuldu põhjal, kuidas sa seda sünteesiksid ja kuidas sa selle korralikuks reformikavaks teeksid? Aitäh Randel ja aitäh kõigile osalejatele ja loomulikult tahaksin tänada ka korraldajad, kes ju meid siia on kohale kutsunud, et selles mõttes on ju väga hea, et erinevate osapoolte esindajad on täna siia kokku saanud, et siin inimeste ees ju mõtteid vahetada, sest ega neid teemasid ja keerukusi, mis selles tervishoiusüsteemis on, neid jagub omajagu. Ja mis ma selle juures nagu tahaks võib-olla lihtsalt eraldi välja tuua on see, et ka siin võib-olla eelkõnelejate seas mõned sellised võib-olla eriarvamuse pojad hakkavad tekkima või sellised, mis me vaatame, kuidas meil debatt läheb. Et isegi kui meil neid eriarvamusi on, siis kokkuvõttes on ju see kõik meie ühine asi, et tervishoiusüsteemiga, tervishoiuga puutume kõik kokku. Ja seega see on niivõrd tähtis asi, et isegi kui me midagi arvame erinevalt, siis oluline on see ühine osa üles leida ja see koostöö nagu koostööd hoida, koostööd algatada, koostööd siis teha, et lõpuks jõuda nendel kokkulepetel, mida me teeme, miks me teeme ja olla sellega nagu selles mõttes sellises konsensuses. Loomulikult kõik ei saa lõpuni rahul olla, aga konsensus, ma arvan, et sellise olulise teema puhul on oluline. Ja ma enda rollis siin mõnes mõttes tooks välja võib-olla selle, et jah, ühelt poolt, kuna me kõik ju tervishoiusüsteemiga mingil määral kokku puutume, nagu Randel ütles, et kas või arsti juurde minnes, siis eks selline seos on mul endal ka ja muide selles mõttes ma julgustan kindlasti kõiki osalejaid, kuulajaid ka arvama, küsima, mõtlema kaasa. Aga mõnes mõttes ma siiski olen siin natuke võib-olla sektori välisena, lisan sellise välise olija vaadet. Ja võib-olla mõned rõhuasetused selles mõttes tooks välja, et tegelikult mingit nurka pidi on need siin jutust ka läbi käinud, aga võib-olla sihuke tähtis koht on see, et ega ideaalseid lahendusi ei ole. Et seda on ju palju on uuritud erinevates riikides, Eestis ju ka palju käsitletud, nagu Maarjagi ütles, et on sellest räägitud ja analüüsitud ja kõike seda tehtud palju, et sellist ideaalset lahendust polegi ju olemas, eriti kui me mõtleme selle peale, et kui me oleme sellises olukorras, kus rahvastik vananeb ja pigem ka kahaneb on ju ja raha selle kõige jaoks, selle tervishoiusüsteemi jaoks prognooside järgi jääb järjest vähemaks, et hoida seda sellisel tasemel, nagu ta meil praegu on. Nii et muidugi selle juures oluline on silmas pidada ka seda, et ega tegelikult paljud asjad on ju väga hästi on ju. Et me ei saa nagu, kui me hakkame midagi reformi, midagi muutma, me peame olema nagu päris veendunud, et kokkuvõttes me saavutame midagi paremat, saame parema tulemuse, et kui me hakkame otsast midagi muutma ja teiselt otsast nagu laguneb rohkem, siis meil kokkuvõttes see asi nagu ei täida seda eesmärki. Mingisuguse piloot, mingi asja, mingi väikse asja puhul võib seda ju niimoodi testida ja katsetada, aga niivõrd suure ja tähtsa asja puhul nagu tervishoiusüsteem seda teha ei saa. Või igatahes ei ole see väga mõistlik. Nii et eks me peame, ma arvan, mõnes mõttes ühiskondliku kokkuleppe nagu kuidagi jõudma selleni, et mis on see mingis mõttes miinimum tasand, mida me oleme nõus tagama, et Eestis on olemas, et isegi siis, kui meil nagu need prognoosid on, et isegi siis, kui meil jääb raha vähemaks, isegi siis, kui arvestades on ju seda, kuidas arstid ju ka pensionil lähevad ja valdkonnas ju
inimesi on järjest võib-olla vähem. Et mis on see mingisugune tasand, mida me millest me ei ole nagu nõus allapoole minema ja mida me oleme nõus rahastama, mida me oleme nõus ressursside kõigega tagama. Ja muidugi, mis on ideaal on ju, et loomulikult, et kui suudame paremini midagi korraldada, rahasid ümber jaotada, muidugi ideaali poole liikumine on alati hea. Ja siit tuleb nagu tegelikult ju see pool ka sisse, et mis on poliitiline tahe, mis on poliitiline soov, eriti kui nüüd on järgmised valimised ukse ees, teemasid, mis on tähtsad, on justkui palju, et kuidas tervishoiuga seotud küsimused samamoodi tähelepanu saaksid ja me ei jääks sellesse olukorda, kus räägime, aga siis nagu võib-olla satume ikkagi sellesse olukorda, kus raha jääb järsku puudu ja et mis me nüüd teeme, et oleme natuke lõhkise küna ees. Et see poliitiline tahe või selline kokkulepe, ma arvan, et on ülitähtis, et igalühel on omad huvid, aga et me nendest ühisosa leiaksime, siis me koos tegutseksime, sest selles valdkonnas muud moodi ei saa, ma arvan. Sellest poliitilisest tahtest korra kinni haarates, et jah, tõsi, alati on lihtsam võib-olla mõelda, et meil on valimised kohe ja Riigikogu tuleb kokku ja siis otsustab ja annab meile väga targad suunised ja siis 3 osapoolt hakkavad seda täitma ja teadusasutused hakkavad seda analüüsima, aga selles mõttes oleme me siin kõik mõnes mõttes ikkagi ju poliitika kujundajad on ju, et ministeerium ametnikkond valmistab ette eelnõusid, mis siis ühel hetkel saavad poliitiliseks tahteks on ju. Osapooled ideaalis saavad sinna kaasa rääkida, pakkuda oma ideid on ju. Aga kui me võtame selle osapooltest nüüd ühe tahu ja ma naaseksin uuesti korraks nende patsientide poole, et see patsientide kesksus ja sellest me oleme siin natukene rääkinud. Küsiksin siis võib-olla niiviisi, et kui meil on patsientide teadlikkus justkui igapäevaselt tõuseb, nende soovid suurenevad. Teisest küljest me teame, eks ole, et ravi on järjest moodsam, järjest kallim ja pidev selline, see rahapuudus on niikuinii see pidev jutt on ju. Kui me räägime patsientide teadlikkusest siin varasemates nendes aruteludes, ma nüüd ei mäleta täpselt millises, minu meelest päris mitmes käis läbi, et meil on olemas patsiendid on muutunud teadlikumaks ja noored on need, eks ole, kelle kaudu me saame seda järgmist põlvkonda hästi kasvatada, et nad oleksid üha teadlikumad, üha nõudlikumad. Et häda muidugi selles, et ole, kui sa hakkad alt pihta, et siis sul kuskil jääb mingisugune sektor jääb katmata ja nemad ei pruugi seda olla. Ma küsiksingi, adresseeriksin sulle, Kadri, selle küsimuse ja siis teistele kommenteerimise ja võib-olla siis esimest kommentaari ootaks Maarjo sinult. Et kui me räägime patsientide teadlikkuse kasvust, aga samal ajal me tegelikult väga justkui avalikkuses ei kuule seda patsientide sõna, eks ole, selles debatis, et kuidas see patsientide sõna siis jääks kõlama. Ja kelle ülesanne see üldse on, et kes peab harima patsiente, kes peab neid julgustama, neid sõna võtma? Minule? Sulle adresseerin selle, jah. Okay. No ütleme nii, et see patsientide sõna võib-olla avaldub ühtepidi ka täna selles, et inimesed on hakanud otsima alternatiive. Seesama, et kui ma ikkagi arsti juurde ei pääse, kui ma ikkagi oma probleemile lahendust ei saa, siis ma lähen näiteks eraarsti juurde. Ja vaadates, kuidas nagu erahaiglad siin kerkivad, siis ma ütleks, et see on kindlasti üks märk. Teine pool on see, et meile väga meeldib siin tervishoius ise toimetades kogu aeg arvata, et kõigi teiste inimeste kõige tähtsam asi on ka see, et tahaks kogu aeg tervislikult süüa ja käituda ja magada 12 tundi, vabandust, Brežnev tahtis magada 12 tundi, me tahame magada, eks ju, 8 tundi ööpäevas, et tegelikult väga paljudel on hoopis muid huvisid. Ja võib-olla see, mida süsteem teha saab, on see, et kui siis see patsient või kui inimene muutub siis patsiendiks või tal tekib mingi teatud vajadus tervishoiu poole pöörduda, tal on mingi mure, siis tal on need töövahendid olemas. Et see võib-olla oleks üks selline arengusuund. Kindlasti me ei saa alahinnata seda kasvatuslikku komponenti, mis me saame nagu noorte kaudu võib-olla siia ühiskonda järjest tuua. Kui me vaatame tõesti põlvkonniti, siis on väga suur vahe selles, kuidas me suhtume oma tervisesse ja noortel on, kuidas ma ütlen,
ikkagi teatud motivatsiooni paremini käituda, sest midagi ei ole teha, nad vaatavad samamoodi, et kaua inimesed elavad, vaatavad oi, et ma pean veel 80 või 90 aastani elama, et äkki ma peaks siis kuidagi tervem ka olema, et kuidas ma siis need viimased paarkümmend aastat muidu hakkama saan. Ja võib-olla me peaksime ausad olema ka selles suhtes, et ütlema patsiendile, et kuule, sul peab endal ka raha olema. Sellepärast, et mulle tundub, et praegu ka väga palju jääb selle taha, et inimesed justkui loodavad, et riik teeb kõik nende jaoks ära. Satuvad kuskile tervishoiuasutusse ja siis nad tahavad nagu kõike ja lõpuni kõike ilma riigi raha eest. No, mina olen ikka alati oma vanematele, tuttavatele või keskealistele öelnud, et sul peab olema raha hammaste jaoks ja prillide jaoks ja kuuldeaparaadi jaoks ja kõikide selliste asjade jaoks, mis paratamatult su ellu tulevad ühel või teisel moel. Jah, võib-olla sa saad neid natuke odavamalt, võib-olla natuke kallimalt, aga sa ei pääse nendest praktiliselt. Et need on võib-olla sellised märksõnad. Ja ma tean, et võib-olla ootate midagi muud, aga saategi siis võib-olla natuke oponeerida mulle. Maarja. No kui inimene on muutunud juba patsiendiks, siis on tegelikult ikkagi päris raske oma sõna kuuldavaks minu isiklik arvamus teha. Ja just nimelt sellepärast, et kui sa oled haige, siis sa tahad terveks saada. Ja sa oled valmis päris palju selleks ohverdama, päris palju sellest maksma. Nii et selles suhtes minu arvates peaks tegema kõik selleks, et me võtaks kuulda, kuidas tervislikult elada ja tegeleks sellega enne, et inimene patsiendiks saab. Aga olles pikalt tegelenud näiteks psüühilise erivajadusega inimestega, vaimse tervise, siis psüühiliselt haigete inimestega, siis seal on kogu siiamaani on olnud see dilemma, et kes tegelikult adekvaatselt nende inimese eest kõneleb. Et nende inimeste häält peaaegu mitte kuskilt välja ei kostu ja kõik need, kes nende inimestest sõna võtavad, teevad seda ka läbi teatud filtri. Nii et selles suhtes on ilmselt hästi keeruline, et tõesti kujutada ette, et patsientide esindus saab olema sama tugev laua taga läbirääkija, kui ma ei tea, täna näiteks on tööandjad ja ametiühingud kasvõi. Et see võiks olla üks väljakutse, millega tegeleda kindlasti. Aga siis pigem võiks tegeleda sellega, et mida teha üldse, et inimene muutuks patsiendiks. Ja ma arvan, et siin on just mõeldes, mis kõik inimese tervist mõjutab tänapäeval, et siin tegelikult meie kodanikena peaksime olema nõudlikud selles osas, et ma ei tea, kas või meie teed ei tolmaks, et meil ei oleks müra, et me ei kukuks, eks ole, ei vigastaks ennast ja et tõesti, kui vaadata ilmselgelt ka millised on need terviserikete peamised põhjused, et see on see, millega me peaksime sundima oma keskkonda iseennast käituma, muutma selliseks, et me ei muutuks patsiendiks ja et me nõuaksime siis ka teistelt osapooltelt ennetavaid tegevusi, nii et ainult tervishoiusüsteemi peaks sellega tegelema. Ja ma olen nõus, et tegelikult patsient selles mõttes peaks võtma oma vastutusega rahaliselt või inimene peaks olema valmis, et millegi eest peaks ise maksma, aga täna, kui vaadata Eesti inimeste osakaalu tervishoiukuludest, et siis see kahtlemata on natuke liiga palju, et see võiks olla ikkagi palju väiksem, et 24-25% maksta peale, et seda on liiga palju. No jah, aga siin peaks võib-olla mõtlema selle peale, et peaks sellega hakkama varem tegelema, eks, et me peame olema nagu ausad juba varem, et tihtipeale täna on inimestel ikkagi see ootus, et nad ei tea sellest mitte midagi, neil on just jäänud mulje, et tervishoid on tasuta, tegelikult ta seda ei ole. Ja ta ei saa seda ka kunagi olema, et me peaksime kuidagi seda varemini ütlema. Ja mis puudutab patsiendi häält, siis see hääl tegelikult saab just nimelt kuuldavaks arsti kabinetis. Et enamasti saab ta kuuldavaks seal arstiga koos siis suheldes ja siis hakkab tegelikult inimene kõige paremini mõtlema. Et muidugi me võime öelda, et me tahame seda ja väga palju järjest rohkem inimesi ka tegelikult ju tegelevad oma tervise hoidmisega, aga tegelikult ka väga paljud, kuidas ma ütlen, inimene on nii mugav, kui ta saab olla, et paratamatult see on ka nagu üks aspekt, mida me ei saa jätta kõrvale. Mulle tundub. Ma korra tulen selle oma vastutuse juurde, et siin mainiti, et inimene peaks ise ka panustama, et kas need on siis prillid või need on kuuldeaparaadid, et siin mõned aastad tagasi läbi viidud uuringus 68% vastanutest ütlesid, et nemad on valmis panustama rahaliselt, et saada siis mingit tervishoiuteenust. Häda on lihtsalt selles, et sellest 68%-st 91% või vastanutest siis nendest, kes jaatavalt vastasid, 91% ütlesid, et see summa on maksimaalselt 100 eurot. Et Tõnis Allik, et mida siis 100 euro eest täiendavalt pakute, mis siis selle probleemi lahendab, et mis see võiks olla?
no jah, ma nõustun sellega, et patsientide nii-öelda summaarne omaosalus, mida mõõdetakse, on meil nagu suhteliselt kõrge ja see justkui nii-öelda WHO seisukohast lähtuvalt enam palju tõusta ei toha. Seal see Eetal vaatas ka sellesse sisse, et see metoodika, kuidas seda arvutatakse, vajaks ka avalikustamist, et seal leidsime päris palju huvitavaid kulusid, mida selle sees kõik sinna sisse kaasa arvestatakse. See on asja üks külg. Nüüd teine külg on see, et teatud tervishoiu, et nii-öelda toimimise mõttes on meil kusagil see omaosalus väga madal. Kui me räägime näiteks EMO-dest ja nii-öelda 5 eurot maksta EMO-s visiiditasu, ei ole patsiendi jaoks mingi barjäär selleks, et suvalise probleemiga sinna EMO-sse minna. Või ka see, et nii-öelda jätta kohale tulemata arsti juurde, et ka mingit erilist rahalist kaotust patsiendile sellest ei teki, et on kohti, mida nagu läbi mõelda. Ja teisel poole pealt on, nüüd läheb kõvaks konkureerimiseks. Et teise sa poole võid viisistada oma selle kõne. On tõesti teatud valdkonnad, ravimikulud, võib-olla hambaravikulud, kus see patsiendi omaosalus on väga kõrge ja juba mõjutab ka ravi kättesaadavust. Nüüd siin on nagu kohta, mida mõelda. Üldiselt, jah, see on nüüd väga moodne on see patsiendi kesksus ja mina küll ei tea ühtegi arsti ega õde, kes ei oleks patsiendi keskne, et selles mõttes, et meedikud tööpõllul annavad ikkagi alati 120% ennast, et patsiendi aidata, aga on teatud aegadega kaasas käivad ilmingud, praegu on tõesti patsientidel juba palju igasuguseid vidinaid küljes, palju andmeid, sellega teinekord koormatakse arstikabinetis arst üle, et mis ikka sellest arvata või tollest arvata, et see on nii-öelda nii palju, kui mina tagasisidet kuulan, on natuke nagu teemaks kujunenud, et ja ka nii-öelda internet pakub, doktor Google pakub kõiksugu lahendusi ja kõik neid tuleb arstikabinetis nii-öelda läbi arutada, et see on üks selline väljakutse, mis meedikutel on tekkinud, et kuidas sellise tarkusega, mis patsiendiga kaasas nüüd interneti toel ja vidinate toel käib, nagu paremini hakkama saada ja nagu väga häid lahendusi veel seal ei ole, eks me nii-öelda püüame adopteeruda olukorraga. Õpetajatel on sama probleem ja nii edasi. Teise poole pealt ma arvan, et selline nii-öelda patsiendi informeeritus, see on nagu teada teema ja haiglad ja tervishoiuteenuse osutajad sellega ikkagi tegelevad, aga siin on ka nii-öelda meedikutel arenguruumi, et tõesti, et võib-olla selline lähedaste informeerimine ja kuidas asjad kulgevad ja õnnestuvad, et seda probleemi tuleb haiglajuhtideni suhteliselt palju, et ikkagi patsient on nagu infosulus või ei anta piisavalt tagasisidet, et kuidas asjad kulgevad. Ja patsiendi hääl, ma arvan, koostab üha paremini. Siin hiljuti viimane asi, mis meedias silma hakkas, et Ida-Viru Keskhaigla moodustab endale patsientide esinduskoda ja nii-öelda püüab seda patsientide häält siis oma haigla töökorralduses ja rohkem arvesse võtta. Nii et ma arvan, et asjad liiguvad õiges suunas, aga tõesti on ka väljakutseid. Siim, sinu käest, et siin praegu kõlas läbi tegelikult sellist koostöö meeleolu ja soovi on ju, et ilmselgelt, et kui siin 3 inimest või kolm lähenemist oleksid väga sellise silotornistunud, et siis me ei jõuakski mingite lahendusteni. Ja viimased aastad on meile pakkunud ka erinevaid kogemusi heast ja võib-olla natukene parandamist vajavast koostööst. Et kuidas sa seda, ütleme niimoodi koostöö võtmes jällegi süsteemi vaataksid, kuidas sa seda analüüsiksid, millised 1, 2, 3 soovitused sa annaksid? Et konsensus, millest sa enne rääkisid, see on selline koostöö ülim vorm, eks ole, aga 1, 2, 3, et mis võiks olla? Jaa, ma ei tea, ma võib-olla esimese punktina puudutaks seda ennetustööd, mis minu arust nagu siin tegelikult kõigist nagu läbi käis, et ju uuringud ka ju räägivad selles mõttes selget keelt, et ennetustööl on väga suur mõju selles, et inimesed elaksid võimalikult kaua tervelt
ja samamoodi tervishoiusüsteemi jaoks nii-öelda oleks seda kulu ja kõike seda vähem. Nii et noh, ilmselt ennetustöö on see koht, kus on väga palju võimalik veel ära teha, aga ma samamoodi nõustun sellega, et ega me oleme ju kõik inimesed, et see ennetustöö on oluline ja kõik osapooled saavad sellesse panustada ja inimesed ise ju samamoodi, aga noh, see kindlasti ei lahenda seda probleemi lõpuni. Et tervishoiusüsteemi see nagu lõpuni ei muuda. Nii et selles mõttes see teine teema, mis siin nagu ka päris palju läbi käis, on see patsiendi omaosalus või kui palju me ise maksame. Noh, siin on, ütleme, need uuringud ja analüüsid teiste riikidega võrreldes ütlevad ka ju selgelt, et meil justkui on see, sellest piirist oleme me nagu kõrgemal, mis on nagu sihuke soovituslik, kui me vaatame patsientide kulusid tervishoiule. Noh, kindlasti on seal metoodika küsimus ja nii edasi, aga noh, kui võrrelda riikidega, kus nagu sarnaselt seda mõõdetakse, siis nii ta on. Aga noh, nüüd, mis seal nagu minu arust on nagu tähtis koht on see, et võib liikuda igas suunas. Aga oluline on see, et kui me liigume näiteks rohkem selles suunas, et patsientidel oleks suurem roll endal selle teenuse kinnimaksmisel, siis me peame seda nagu tegema selles mõttes targasti, et need, ütleme, vaesemad ühiskonnagrupid, haavatavamad ühiskonnagrupid, kes ka praegu pigem satuvad nagu sellisesse keerulisema olukorda, nende, ütleme, kasutatavast rahast, mis neil on see sissetulek, toetus, mis iganes, on nagu suurem osa läheb tervishoiukuludele kui neil, kel on rahaliselt hõlpsam elu. Nii et need kohad, kus seda muuta vajavad, ma arvan, nagu päris tõsist mõtlemist, et me nagu ei tegelikult olukorda hullemaks ei teeks. Ma tulen selle asja juurde tagasi, et kui me midagi muudame, et me ei taha, et okei, midagi saab paremaks, aga me ei taha, et midagi läheks hoopis hullemaks, nagu märksa hullemaks, et siis me ei võida kokkuvõttes midagi. Tõnis Allik, saad sa kommenteerida? Maarja, sa tahad ka, eks? Ma toon nüüd korra siia, et noh, oleks natuke nii-öelda elektrit kõhus, toon sellise natukene eratervishoiu vaate siia sisse, et noh, meie nagu propageerime või meie eesmärk on, et tervishoius oleks rohkem konkurentsi ja kuigi me tahame nagu võrdset juurdepääsu ka ravikindlustusrahadele, siis nii-öelda klassikalised ja üldises teadmises on eratervishoid see, kus tuleb ise maksta ja riigi tervishoid on see, kus haigekassa maksab. Tegelikult on süsteem ikka allitoonid juures, et on ka haiglates tasulist vastuvõttu ja ka eratervishoiuasutused pakuvad siis nii-öelda haigekassa lepingu alusel teenust. Aga ma tahtsin oma nüüd sissejuhatusega jõuda sinna, et eratervishoiuasutused siiski pakuvad sellele nii-öelda normaliseeritud haiglate võrgule, struktuurile teatud alternatiivi ka patsientidele. Et kui sa ei taha käia suures haiglas nii-öelda seal, ma ei tea, ala naistearsti või suvalise muu eriarsti vastuvõtul, et sul on võimalik käia kuskil väiksemas, intiivsemas asutuses, võib-olla kus sinu nii-öelda töökorraldus ja kogu see klienditeenuse korraldus on pisut nii-öelda kodusem, kuidagi rohkem läbimõeldud. See on üks teema. Et nii-öelda veel vinti juurde keerata, siis eratervishoiuasutused on arutanud, aga et kui nii-öelda, et eratervishoiuasutuste kaudu võiks olla ka õigus nii-öelda, kuigi see on haigekassa poolt kompenseeritud, ikkagi hindades olla vabad. Ehk me saaksime ja miks me seda nagu põhjendame sellega, et haiglad saavad eurorahade kaudu nii-öelda infrastruktuuri toetust, mida eratervishoiuasutused üldiselt ei saa. Ja meie võiksime hinnakujunduses olla nii-öelda vabamad. See annab ka nii-öelda turul võimaluse, et inimesed, kes tahavad arsti kabinetis nagu tõsisemalt ja pikemalt aega veeta, et saab ka
20 minuti asemel pool tundi olla või tund aega olla, kui see nii-öelda patsient on nõus selle eest maksma ja pikalt istuma ja arutama. Mulle meenub üks lugu regionaalhaiglas, kus üks kirurg tuli ja rääkis, et kuidas ortopeedi vastuvõtul nii-öelda vaadates patsiendi röntgenpilti, ütles ortopeed, siin on operatsioon ja millal ma teile aja panen, ja patsient oli rikas inimene, et oot, ma tahaks ikkagi arutada, et mis on riskid ja ei, siin ei ole midagi, see on operatsiooni aeg ja sellest ei tulnudki midagi välja. Ta sõitis Šveitsi, maksis kalli raha, sai täpselt sama operatsiooni samal heal tasemel, aga tal oli võimalus tugitoolis pikalt arstiga asja arutada, enne kui opilauale mindi. Et ütleme, et selliseid variante võiks siis Eestis ka nii-öelda läbi eratervishoiu rohkem olla, et patsientidel on valikut. Mul on juba elekter kõhus, et ma hea meelega võtaks sõna järje üle. Marju, oled nõus? Jah. Patsiendid ikka kõigepealt. Ma tänan. Esimene kommentaar võib-olla selle peale, et tõstame või teeme hinnad erinevaks, siis patsient kindlasti ootab, et siis ma saaksin sellest hinnast ka teada ja siis ma saaksin väga täpselt aru, millal ja mille eest ma maksan rohkem või vähem. Et see peaks selle asjaga kaasas käima. Iseenesest mulle loomulikult meeldib see ja ma usun väga paljudele meeldib, kui on valikuvõimalus. Ütleme hästi ausalt, kõige rohkem, ma ei tea, kas kõige rohkem, aga väga paljusid patsiente häirib see, kui mulle öeldakse, sa pead minema selle arsti juurde see kell ja kõik ja kogu moos ja kui sa seda ei tee, siis on kõik läbi. Siis kannata. Et see on kindlasti ka nagu üks märksõna ja võib-olla patsiendi keskuse kohta ütleks, minul on ettepanek. Et kui me räägime patsiendi keskusest, siis räägimegi päriselt, et mitte, et arstid teavad ka, kuidas on patsiendi keskne või et regulaator teab ka, kuidas on patsiendi keskne, vaid tegelikult ikkagi patsient teab, kuidas on tema keskne. Sest teistel on loomulikult hea tahe, ma selles üldse ei kahtle, et kõigil on väga hea tahe alati neid reforme ellu viia. Aga paratamatult nad näevad seda enda vaatevinklist, et kuidas nende protsess kõige paremini jookseb. See ei pruugi olla patsiendile kõige parem ja see oli võib-olla ka see ettepanek, et miks riik peaks mõtlema nagu seal keskel olles, võttes arvesse kõikide positsioonid, et sellisel juhul ka me ei saa teha ainult patsiendi keskset tervishoidu, sest siis meil selleks ei ole lihtsalt raha, siis me istumegi seal võib-olla kabinetis 2 tundi ja kui on tore arst, siis ei tahagi ära minna, eks ju. Ma ütleks, et see on jälle, kuidas me defineerime patsiendi kesksust. Ega patsiendi kesksus mina arvan, et see ei ole see, et nüüd on üks patsient, kes siis saabub hommikul arsti juurde, arstide juurde võib-olla ja siis talle pühendatakse niimoodi järgmised 3 aastat, eks ole. See ei ole ju see patsiendi kesksus. Et see patsiendi kesksus, millest meie räägime, on ikkagi see, et selleks me räägime inimese tervise teekonnast, tema siis vaatamisest tervise luubiga, et tema vajaduste ja probleemide lahendamisest, võttes arvesse seda tema nagu elu tervikuna ja keskendudes sellele probleemile vajadusele, mis tal on. Piiratud ressursside tingimustes on see eriti oluline veel, et teha selgeks, et kus tegelikult on probleem ja et kui me oleme selle probleemi asunud ravima, siis me teeme ka kindlaks, et see inimene ei lähe 3 nädala pärast seda sama haiguse tekitamise teed ja siis on ta meil jälle siin tagasi. Et nagu see on minu arvates hästi oluline selle patsiendi kesksuse lahti mõtestamisel ja kindlasti ka just nimelt patsiendi teadlikkuse tõstmine sellest, et millised on tema enda võimalused, otsustuskohad olla ise terve, langetada oma otsuseid selle kohta ja tõesti siis ka see, et kui ta tegelikult tahab arstilt põhjalikumat konsultatsiooni, siis arst peab aru saama, et see kuulub sellise teenuse standardi juurde, et ma ikkagi selgitan, kaasan lähedasi vajadusel, et see on nagu see kvaliteet, mida me seal tagame, aga mitte siis see, et me anname kõikidele kamaluga. Ja mis puudutab nagu arsti kabinetis istumist 2 tunni ja 3 tunni kaupa, siis ma pigem soovitaks ikkagi mingeid teisi kohti, kus istuda ja juttu ajada, sest et võttes arvesse, kui vähe meil tegelikult on arsti ressursse, siis selle aja võib-olla, kui jutt on tõesti suhtlemise vajaduses, siis selle võib-olla võiks nagu teiste inimeste ja vähem kriitilisemate ressurssidega ära katta. Nii et ma küll soovitaks, võib-olla siis ka
Tõnis, teie võib-olla saate seda praktiseerida, et teete mingisugused sellised jututubasid, kus on võib-olla natukene teistsuguse kompetentsiga personal, kes toetab. Nii nagu omal ajal Eesti Energia kontorites käisid ju ka pensionärid ikka istumas aeg-ajalt, oli soe, inimesed rääkisid, eks ole, et sotsiaalprobleeme sai lahendatud, aga kas see nüüd oli seotud, eks ole, siin energiatarbimisega või arvetega, et see oli nagu teine teema. Et just nagu mõeldes nendele piiratud ressurssidele tervishoiusüsteemis, siis võiks otsida neid alternatiive, mis toobki jälle selle koha juurde, et kui me ikkagi natukene tahaks mingisugusest reformist rääkida, siis minu arvates üks asi, mida me peame hakkama jõulisemalt sisse viima, on just seesama sotsiaal- ja terviseteenuste integratsioon. Just nimelt võttes arvesse ka neid häid praktikaid, mis on täna olnud, siin paikprojektid, insulditeekonnad, et just nimelt nagu ennetada läbi selle uuesti süsteemi kukkumist ja siis inimeste haigeks jäämist või seda, et me peame nagu korduvalt ühe inimese probleemide ja muredega tegelema. Et see on, ma ei nimetaks jälle reformiks, sest et tegelikult sellest on hästi palju räägitud, seda on analüüsitud, seda on kirjutatud, need dokumendid on 3-4 aastat vanad, see lihtsalt tuleb võtta ette ja hakata ellu viima, et see on nagu see teeme ära, see on see, millega me peame siin Eesti riigis minu arvates nagu rohkem toimetama, et on hea, et on arvamusfestivalid, me saame arvamusi avaldada, aga tahaks, et me teeksime ka tegusid sealjuures. Ja muidugi ma usun, et lihtsalt jälle riigiametnikuna ja ma usun, et eratervise süsteemis on väga palju toredaid privaatseid vastuvõtuvõimalusi, aga ma olen saanud ka suurepäraseid privaatseid vastuvõtte ka siis nii-öelda riigi rahastatud haiglates, nii et selles suhtes kindlasti need minu arvates on head samal tasemel. Nagu Maarja ütles, et me arutame hästi palju, eks ole, ja peaks rohkem tegust olema, siis püüan näidata eeskuju, et me oleme siin rohkem kui ühe akadeemilise tunni juba istunud, et ja mul on siin moderaatorina muidugi võimalus püsti tõusta ja tuua mikrofon kellelegi, et me siin kaasaks teid ka ja mina saan siis liigutada ja ennetada haigusi. Siin on küsimus. Siis niimoodi mikrofon ja ütle nimi ka ja siis saad edasi visata seda järgmisele inimesele. Ja aitäh, Kristjan on nimi ja ma jäin mõtlema kuulates, et loomulikult on arusaadav, et arstiaeg on kallis ja ta ongi kallis, on kõrgelt välja õppinud spetsialist. Ja meenus üks näide kunagi, kui ma ei eksi Saksamaalt, kus võeti kasutusele robot selleks, et liigutada proovimaterjale laborist ühest kohast teise, sest roboti aeg oli odavam kui inimese aeg. Aga võib-olla see jututoa vajadus, kas siis Eesti Energia näitel või siin arsti näitel, on tingitud ka sellest, et patsiendil ongi nagu reaalne infovajadus tema terviseseisundi kohta ja kuidas ta peaks käituma ja nii edasi. Aga võib-olla seda infot ei pea ilmtingimata rääkima arst. Võib-olla võiks olla ka rohkem mingisuguseid valmis infomaterjale või viise, kuidas seda nii-öelda teavet saada nii patsiendil endal kui tema lähedastel, näiteks digiloo kaudu või kuidagi. Et seeläbi saab ju arsti aega kokku hoida ja samas patsiendi selline infovajadus on kaetud, et kui see sealt olles ise ka operatsioonil aastake tagasi käinud, et ega väga palju ei jäänud meelde, kui narkoosist üles ärkasid ja siis arst kiirelt natukene rääkis, aga kui pärast raviloo kokkuvõttest või kusagilt on võimalik lugeda, et mis ma siis tegema pean või et mis mu järgmised nagu näidustused on, et see võib-olla oleks kasulik, et võib-olla saame ka patsiendi kesksuse puhul nagu mõelda, et mis see tegelik probleem on, et miks minnakse jutustama näiteks või et ka mida tähendab see, et patsient peab kaua ootama teinekord, et võib-olla piisaks sellest, kui ta saaks ka näiteks õe vastuvõtule eraldi või nii, et aga jah, aitäh. Nii, Kadri, mis see patsient siis peab? Mis see patsient peab, ütleda äkki küsimuse lõpuni? Küsimus võiks olla selles, et millist materjali või millist infot või millist asja see patsient siis soovib ja mida ta peab saama, et mis see vaade siis on, et kas piisab sellest infovoldikust või mis rolli mängib see Eesti Energia kabinetis või Eesti Energia seal ootesaalis jutustamine? No see on ilmselt see tagajärg, nagu Maarja ka ütles, et lähen sinna kellegiga rääkima ja see ilmselt ei ole ka tihtipeale seotud minu haigusega, vaid lihtsalt minu suhtlemisvajadusega, aga need samad töövahendid, mida ma siin natuke markeerisin, nad peavadki olema erinevatele inimgruppidele nagu erinevad, et on neid, kellele sobib täiesti hästi selline, on selliseid seisundeid, kus sobib mingi roboti üldine informatsioon
eks ole, et kui me mõtleme näiteks ai peale või siis loomulikult, kui ma mõtlen oma ema peale, siis tema tahab kindlasti jällegi paberkujul saada neid materjale, aga ma olen absoluutselt nõus, et patsiendile ei jää praktiliselt mitte midagi meelde, kui talle esimest korda räägitakse võõrastest asjadest, et tal on vaja hiljem neid teadmisi kuskil täiendada või uuendada või uuesti lugeda. Et see on nagu absoluutselt vajalik. Praegu me lihtsalt ei saa selle peale, et meil on ainult e-teenused, et see ei mängi välja. Aga siin ka üks näide, kuigi e-teenusest ja nüüd kiites siin erateenuse osutajaid, et näiteks käies tegemas siis erateenuse osutaja juures siis vereanalüüsi, rikkalikumat paketti muidu, mida ma perearsti juures teen, siis tegelikult sealt ma saan selle tulemuse, kus mul on ka kenasti lihtsas keeles ära selgitatud, et mis on need normväärtus, miks on nüüd hea, et sul on see suurem või kõrgem. Kui ma seda oma digiloos, seda muidu perearsti poolt tehtud vereanalüüsi vaatan, siis ega ma sealt ei saa ise väga targemaks ja pean ikka kolleegidele ministeeriumis helistama. Et selles suhtes kindlasti neid võimalusi, et teadlikkust tõsta on palju just nimelt sellepärast ka, et jälle hoiame kokku aega, ressurssi, te ei pea tulema siis. See ongi see patsiendikeskus, mida mina pidasin. Me ilmselt räägimegi natuke erinevalt siin kõik sellest, mida see patsiendikeskus tähendab, aga minu jaoks see tähendabki just nimelt seda, et ma saan selle informatsiooni endale arusaadaval moel ja endale mugaval moel kätte, mida mul vaja on oma tervise hoidmiseks või haigusest tervenemiseks saada. See kanal on nii tähtis. Jaa, absoluutselt on tähtis ja see on erinev, et me ka ei ütleks, et meil on ainult üks kanal, vaid meil on neid nagu nii palju, kui meil on patsiente ja see ongi see patsiendikeskus, et mõnel on vaja seda ja mõnel on vaja teist. Lisaks siis selgitustele ja kanalitele, et mis? Ja see on tegelikult üks väga suur väljakutse nii-öelda meedikutele endile, sest et meedikute professionaalne keel erineb oluliselt sellest, kuidas asju tuleb patsientidele selgitada. Kuni sinna välja, et võib-olla mingisugused meditsiinilised dokumendid tulekski teha nii-öelda kahes keeles. On meedikud, siin on rahvusvaheliselt seda arutatud ja vist kusagil püütud ka rakendatud, et kui on radioloogilise uuringu kirjeldus, siis üks on meditsiinilis keeles ja teine on patsiendile arusaadavas keeles. Kujutage ette, peab olema 2 vastust nii-öelda radioloogilisel uuringul, et see on nagu suur väljakutse tegelikult igal pool ja ega arstide puhul on erinevaid näiteid, on need, kes ka rohkem meedias käivad, suudavad väljendada keeruliseid teemasid lihtsalt ja arusaadavalt ja võib-olla need, kes teevad nii-öelda ainult arstitööd ja on sellises pigem omavahelises kollegiaalses suhtes, et seal on see keerukus suurem, või väljakutse suurem, aga jah, see on suur teema. Mis puudutab infomaterjali, siis ma arvan, et selles suhtes ei ole Eestis lood üldsegi kehvad, et siin on lausa ka haiglate liidu tasemel, haiglad jagavad oma vahel infomaterjale ja siin suuremad haiglad võib-olla neid aga rohkem välja töötanud ja neid, ma arvan, peaks olema praegu küll piisavalt, et haigust nagu üldisemalt kirjeldada, aga siis selle konkreetse patsiendi nii-öelda raviplaan ja mis iganes sinna juurde käib, võib-olla on siis nagu pisut nii-öelda sellisel suulisemal kujul saab kabinetis kätte. Ja nii palju, kui ma siin veel regionaalhaigla tasemelt mäletan, siis ka keerulisemate nagu selliste diagnooside puhul on ka selliseid nõustamiskabinette siin vähivaldkonnas ja võib-olla ka teistes valdkondades. Ja tegelikult õdesid kasutatakse ka päris palju juba, et sellise pikema selgitustöö pärast arstikabinetti teeb patsiendile õde, et kuidas seda ravi siis ikka nüüd nii-öelda tuleb teostama hakata kodus, et neid asju kasutatakse, aga kindlasti on siin veel nii-öelda arenguruumi. Minu nimi on Diana ja ma alustan võib-olla ühe väikse looga, et miks meil tervishoiureformi on vaja ja mis suunas see peaks olema, et mul oli 1,5-aastane poeg ja ta sõi karton, et vanaisa verevedeldaid. See juhtus keset Eestit. Sellel puhul loomulikult kutsutakse kiirabi ja reageeritakse niimoodi, et tuleb laps viia haiglasse, tuleb talle teha maoloputus ja teda hoida jälgimisel.
nüüd esiteks kiirabi ei teadnud, millisesse haiglasse peaks ta viima. Teiseks ta viidi sellisesse haiglasse, kus oli küll EMO osakond, aga kus puudus pädevus teha lastele maoloputust ja kus puudus pädevus saada kätte lapse veeni. Noh, et panna sinna siis nõel sisse. Et sellest loost ja nendest tuhandetest lugudest, mis on olnud, me ei tohi oma Eesti rahvale valetada, et me suudame tagada igas Eestimaa punktis teatud pädevused. Et minu arvates me peaksime nagu lähtuma tõesti oma Eesti inimestest ja olema hästi ausad, et millist kompetentsi ja kus kohas me suudame nagu tagada. Et see patsiendi kesksus hakkab pihta ikkagi turvalisusest, et esiteks ka, kui me sinna EMO-sse kohale jõudsime, ma ei hakka praegu ütlema, mis haiglas oli, ka need inimesed olid ehmatanud, kes seal töötasid, et miks neile selline juhtum üldse toodi. Et minu arvates seda peab vaatama nagu mitmel tasandil, et üks asi on loomulikult see selgitamine ja inimkeelne rääkimine, aga teine asi on ka, et tagada tervisevajadustele siis vastav lähenemine ja et kogu süsteem tegelikult sellest teaks. Et see tervishoiureform on minu arust väljapääsmatu, arvestades seda kahanevat kompetentsi, mis meil on ja et ta on hetkel, meil on 12 EMO osakonda või, et ta on niimoodi pihustunud. No. Ma alustaks Siimust, et Siim, et sa rääkisid sellest oma sissejuhatavas sõnavõtus miinimumtasemest, eks ole. Kuuldes seda näidet, eks ole, siis ilmselgelt see pakutav miinimum või kokkulepitav miinimumtase ei pruugi olla see, mida on vajaka, või on vaja. Võib-olla sa natukene siin arendad seda. Aitäh ja aitäh selle loo eest ka, et see haakub väga otseselt sellega, et mis on see, mis meil on nagu kokku lepitud, et mida me suudame nagu tagada, et mis on nagu päriselt see, millest me allapoole ei lähe, et meil on selle jaoks, selle miinimumtasandi jaoks me lepime kokku, et me selle jaoks piisava raha eraldame, piisavad spetsialistid, piisavad õpped, kõik asjad on olemas ja et see on see tasand, millest me lihtsalt ei ole nõus allapoole minema. Et see on see ilmselt see kokkulepe, et ega siin see on ju palju ka ju erinevates uuringus siin ajaasutusest tuli juttu ja et ongi, et kui me siin mingisuguseid reforme haiglavõrgu puhul ja nii edasi on ju räägitud, et kuidas siis, ma ei tea, maainimene saab oma selle teenuse kätte õigeaegselt ja piisava kvaliteediga ja nii edasi. Et need on need samad küsimused, et mis on see miinimumtasand, et mille me oleme valmis tagama nende ressurssidega, mis meil tegelikult on, mida meie rahakoti paks lubab. Ja siis me peame seda nagu ütlema, et siis inimene peab oskama teha ka selle otsuse, et kas ma julgen elada haiglast kaugel või mitte. Et need on selles mõttes tähtsad asjad. No praegu lihtsalt tundub, et see miinimumtase, eks ole, mis on praegu pakutav, ja see, millest sa räägid, eks ole, hüpoteetiliselt selle vahe on niimoodi, et see, millest sa räägid, on oluliselt kõrgemal, et Maarjo, kes sa kommenteerid. No ta ei pruugi olla, et ütleme, ma olen selles suhtes täiesti nõus, et loomulikult tuleb meil öelda oma inimestele iseendale ka, et mis on see tegelik, mida me suudame rahastada. Ja siis see rahastamine tähendab siis, et luues siis nii inimeste kompetentsi, inimeste arvu, kui siis ka taristu, eks ole, kus tuleb ka need teenused osutada. Et jällegi tegelikult kõik need mõtted, et on vaja vaadata kriitiliselt üle meie haiglavõrgu süsteem, sama esmatasand, eks ole, kiirabi, töötervishoiuarstid takka pihta, see on ju paljuski läbi kirjutatud. Nüüd meil on sellest samast ikka rakendusest puudu, et kui me seda nimetame reformiks, siis ma olen nõus, jah, see tuleb ära teha, et tulebki hakata seda asja tegema. Aga lisaks nüüd sellele, et me tahame tavapäraselt häid ja kvaliteetseid teenuseid, siis mõeldes viimase 2,5 aasta kogemusele on riigil tekkinud väga suur mure ka selles osas, et mida me teeme selliste asjadega, nagu on pandeemiad. Nagu seda laadi terviseriskid, mis meid ohustavad ilma, et me üldse oleksime teadlikud, mis haigus on, kust ta tuleb. Ehk et tegelikult me peame ausalt ütlema ka seda, et see teenuste pakett, mida me oma inimestele pakume, võib ka muutuda selle võrra väiksemaks, et meil on tegelikult vaja luua püsiv valmisolek seda laadi kriisideks. Ja lisaks, eks ole, siis siin
ainult need pandeemiad, aga võtame ka kõik need kliimamõjust tulenevad terviseriskid meie inimestele ja noh, kahjuks vaadates, mis toimub täna Ukrainas, me peame olema ka valmis, et meie tervisesüsteem juhul, kui juhtuvad sedalaadi kriisid, peab olema ka valmis reageerima. Ja see kõik tegelikult toobki kaasa selle, et kui me räägime oma inimestele tervishoiuteenuste pakkumise, siis see pakett võib muutuda päris väikeseks ja me peamegi tegema selle kurbmängu ära, et kus milliseid teenuseid saab ja siis omakorda tuleme selle juurde, et mida teha selleks, et ikkagi mingisugused baasteenused oleksid inimestele kättesaadavad ja omakorda inimesed elaksid võimalikult tervislikult, et nad ei peaks vajama siis seda laadi teenuseid. Nii et jah. Ma annan Kadrile ja Tõnisele ka siin kommentaariks. Kas sa tahad täiendavalt küsida, et kui sa oled lõpetanud küsimused, siis palun saada mikrofon tahapoole. Siim peaks küsida, et me tegime omal ajal päris heas koostöös siis esmatasandi tervishoiuteenuste vajaduste nagu kaardistamise. Et kas taolist asja nagu eriarstiabi tasemel ei oleks võimalik teha ja siis hakata üles ehitama, et kus siis need kohad on? Raha on vaja selleks ilmselt, aga võib-olla ma... Sellele küsimusele, kui tohib ära. Et ma olen nagu küsimuse fookusega selles mõttes täiesti nõus, et minu arvates see on praegu üks selline tegemata töö, et tegelikult võeti haiglavõrgu arengukava 2040 ette, aga mingil seletamatul põhjusel jäeti välja sellest arengukavast nii-öelda ambulatoorsed teenused. Et ta puudutab tegelikult ainult statsionaarse abi keskne, aga ja see on, ma ka oma sissejuhatus ütlesin, et see on minu arvates Eesti tervishoiukorralduse praegu üks suuremaid väljakutseid, et milline arstiabi peaks siis väljaspool 4 linna, kus selle lapsega igal pool saadaks hakkama, olema siis koha peal olema, nii siis erakorralise meditsiini mõttes, aga sama teema puudutab tegelikult ka nii-öelda eriarstiabi siis erialases mõttes, et kas me näeme perspektiivis seda, et inimene nii-öelda Kapa-Kohilast peab nii-öelda perearst suunab ta eriarsti juurde, siis ta peab alati sõitma Tartusse, Tallinnasse või Kohtla-Järvele või Pärnu või ikkagi midagi on siis seal maakonnakeskuses ka olemas. See on ka oluline selline kättesaadavuse, arstiabi kättesaadavuse küsimus ja üks asi on, et me võime selle endale nagu mõnes mõttes eesmärgiks panna, aga kuidas seda tagada on nagu äärmiselt nagu keeruline küsimus, et mõtteid on siin väga palju erinevaid, nagu ma olen aru saanud, et praegu justkui nagu kõige paremini töötav mudel on olnud läbi nende haiglate võrgustumise, kus siis suured piirkondlikud või keskhaiglad on võtnud ühe või teise või kolmanda üldhaigla siis nii-öelda oma hoole alla või oma võrku ja seal siis tagatakse ka teatud arstlikku pädevust koha peal. See on nagu tundub lihtne lahendus, aga seal on ka terve rida väljakutseid. Siis ma saan aru, et on olemas idee, et mis ei maksa ka kohe prügikasti visata, et tegelikult väga pikas perspektiivis 2040 võiks maakonnas haiglad pidada üldse perearst. Ja et seal nagu muud arstiabi väga ei ole või et perearstid siis püüavad seda seal organiseerida. Ja ma ütleks jällegi eratervishoiu poole pealt, et miks mitte kaaluda ka variant, et mõnes maakonnas korraldab nii-öelda arstiabi mõni siis eratervishoiuasutus. Ma täpsustan vahel, et see dokument, millele ka Tõnis viitab, ei ole mitte haiglavõrgu arengukava. Arengukava on alles koostamisel. Et see on analüüs, mille tegid eksperdid ja need soovitused on materjali koostanud ekspertide soovitused. Et Sotsiaalministeerium ei ole öelnud. Ja arengukava ei ole veel valmis. Mulle meeldis väga see näide selles osas ja nagu muusika kõlas mu kõrvadele see avalikustamise ja ausalt rääkimise asi, sellepärast, et kui me räägime ausalt, siis meil on võimalik ka neid vigu nagu analüüsida ühelt poolt, kui me räägime süsteemist, eks, et kas või see, et võib-olla meil õnnestub siis selle autoga lihtsalt sõita veel 50 kilomeetrit ja ongi nagu mure lahendatud, aga kui me sellest ei räägi, keegi sellest ei tea, siis me ei saa seda probleemi ka lahendada ja inimeste jaoks on see nagu täpselt seesama, et nagu kutsu ja siis oota või mine sinna või et oleksid nagu teatud juhised olemas, et see ongi see patsiendikeskus jälle. Siim, kuna sinu poole pöördutud nimeliselt, et ma ei tea, kas sa tahad veel kommenteerida?
ma arvan, et ma siin rohkem muud ei lisa, kui et ainult nõus olla sellega, et loomulikult ma arvan, et see on ju täiesti tehtav ja ütleme see eriarstiabi analüüsi mõttes. Meil on 2 küsimust vist, aga kui sobib sulle või sobib, et ta küsib ära, et tal on mikrofon käes. Teeme nii, võtame 2 küsimust korraga, et küsi ära ja anna siis mikrofon sinna seisvale noormehele, et siis. Selge, ma olen siis Karl Eesti ATH Liidust ja seoses tervishoiureformiga mul on selline üldisem küsimus, et millal me jõuame olukorda, kus riigiasutused ei vaata puhtalt enda kulurida, kui palju nad saavad säästa, vaid seda, millise mõjuga see oleks teistele riigiasutustele ja ühiskonnale laiemalt. Et siin hea näide on see, et hetkeseisuga siis ATH ravimeid täiskasvanutele ei hüvitata, sellele on juhitud eelnevalt tähelepanu Sotsiaalministeeriumile, Haigekassale ja nii edasi ja lõpuks siis pidi juhtuma see, et 6. juulil tegi õiguskantsler avalduse, et ravimiseadus on väga selgelt põhiseadusega vastuolus, et siis ATH ravimeid ei kompenseerita. Ja väga huvitav on see, et kui nüüd tehtaks otsus, et ATH ravimeid kompenseerida kõigile inimestele, kes neid vajavad, siis see üheaastane kulu, mis suureneks, siis Haigekassal oleks 13 kuni 17 miljonit eurot ühes aastas, aga lääneriikides tehtud teaduslikud uuringud näitavad, et nende ravimite kompenseerimine on võrreldav siis diabeetikutele insuliini kompenseerimisega, ehk siis kui Haigekassa võtab see üks aasta, see 13 kuni 17 miljonit eurot, siis rahaline võit Eesti riigiasutustele suurenenud tuludega, vähenenud kuludega oleks 90 kuni 130 miljonit eurot aastas, 10 aasta perspektiivis kuskil 1,3 miljardit eurot lisatulu riigile ka vähenenud kuludega ja siin ongi nüüd olukord, et siis kodanikuühendused ja mittetulundusühingud üritavad veenda riigiasutusi, et palun tehke see muudatus ära, siin on teadus on väga tugev taga, et see tooks riigile sisse ühe aasta perspektiivis 100 miljonit, aga seda ei taheta teha. Et mis on teie mõtted selles vallas? Aitäh, ma arvan, võtaks teise küsimuse ka, et siis. Ma ei tea, see oli nii spetsiifiline küsimus, et äkki keegi tahab sellele vastata, et ma lähen nüüd süsteemi tasandil. Okei, no siis tuleme siis siia tagasi. Ei, ma vastan üldiselt, ma ei usugi, et siit praegu tuleb väga konkreetselt vastata, aga minu arusaamine sellest teemast on Haigekassas on, see ei ole ainuke näide, neid näiteid on päris palju, kus on nii-öelda ravitehnoloogiad, ravimid või mõned muud tehnoloogiad nii-öelda ettepanekuna Haigekassasse jõudnud ja rahastamist ei leia ja tegelikult seal sellist nii-öelda tehnoloogia hindamist, et mis on kulu ja mis on nii-öelda kasu ühiskonnale tehakse. Et ma usun, et see küsimus, kas see ei ole sinna jõudnud või on seal Haigekassas ka läbi kaalutud. Et üldiselt see printsiibis Eestis ikkagi toimib ja see on nii-öelda Haigekassa roll. See on juhul siis, kui need ravimid on piisavalt kaua turul olnud, et nende kohta on jõutud teha mingisugused peab olema evidents, siis tõenduspõhisus. Vastasel juhul kahjuks öeldakse tihtipeale ikkagi patsientidele, et vara veel, et oodake natuke. Ega mul ei ole siin suurt midagi lisada, et veel kord, et ka neid analüüse tehakse. Ja see on nii nagu ikka, et sellist nii-öelda ennetust on mõnikord väga raske panna rahasse. Et kui me teeme sellise liigutuse, siis me suudame ära hoida palju suurema kahju, et see on selline lõputu diskussioon. Aga minu teada ka inimesed just ka Haigekassas sellega tegelevad, küsida, et kas nüüd mõni riigiasutus selle võrra, et kaude siis ju tekiks riigieelarvesse raha rohkem, et siis saaksid riigiasutused paremini elada. Ma arvan, kui me nüüd siin leppisime kokku, et me räägime ausalt asjadest, siis ma arvan, et asutustes inimesed ja ka mina otseselt nii kindlasti ei mõtleks, et minuni see raha jõuaks kindlasti päris pika ringiga, et see motivatsioon siis selliseid liigutusi teha ausalt öeldes vajab tõstmist. Nii, lähme siis süsteemi tasemele. Tere, nimi on Taavi ja taustast nii palju, et ma põhitööna aitan erinevatel riikidel tervisereformi teha. Aga Eesti asjad on südamelähedased ja see patsiendikeskus kuidagi kõnetas ja need seesama, et hästi erinevaid vaateid sellest patsiendikeskusest, mida see tähendab kellegi jaoks selles süsteemis. Üks on patsiendi enda vaade, teine on see, kuidas need inimesed tema ümber töötavad arstid. Ja kolmas on veel see, kuidas teenused korraldatud on ja nende rahastus korraldatud on.
üks asi, mida ma siis diskussioonis läbi aastate Eestis olen näinud ja tegelikult ka mujal, on see, et inimesed kipuvad mõtlema struktuursetes üksustes, olemasolevates struktuursetes üksustes, nagu näiteks perearsti vastuvõtt, sotsiaaltöötaja vastuvõtt ja nii edasi. Ja me opereerime sageli nendes mõõtmetes, mis on juba olemas. Aga hästi kasulik sageli on vaadata vajalike kompetentside ja oskuste ja ressursside kontekstis. Ja näide, ma toon üks parimaid patsiendikeskseid süsteeme, mida ma olen eales näinud, oli Alaska, mis on inglise keeles Native American Health Insurance System, mingis Alaska piirkonnas, kus oli rakendatud reaalsesse ellu meeskonnapõhine töö. Arst, õde, füsioterapeut, psühholoog, sotsiaaltöötaja, teenuse korraldaja ja kõik need, et inimene käis nendest erinevatest spetsialistidest läbi ja siis lõpuks koguneti kokku selleks, et läbi arutada koos patsiendiga, mis need järgmised sammud on. Ja selline asi töötas, see oli patsiendi keskses, tõi väga häid ravitulemusi. Aga kui me nüüd võtame selle nagu tänasesse meie tervishoiukorraldusse, see tähendab seda, et peaks totaalselt ümber korraldama arstide, sotsiaaltöötajate, õdede õppe. Peaks täiesti ümber defineerima, kuidas me mõistame tervishoiu teenust, kuidas me seda rahastame. Rahastamise näited, kaks võimalust. Kas me läheme mikroteenuste peale, mida me saame kombineerida vabalt, nii kus tuju tuleb, või me anname kellelegi ülesande näiteks rahvastikupõhise rahastamise kaudu. Ehk siis, kui me oleme osanud defineerida, mis erinevate osapoolte jaoks on see patsiendi kesksus ja me oskame selle panna praktilisse, kuidas see välja näeb, siis see on see koht, kus me saame disainida süsteemi niimoodi, et patsient saab seda teenust. Ja need võimalusi on, aga see lähtekoht sinna minemiseks on see, et me räägime funktsioonidest, ressurssidest, kompetentsidest, oskustest, kaasa arvatud koostöö tegemise oskus. Ja mida selle jaoks on vaja, et see nagu tööle saaks. Ja senikaua, kui me räägime sellest, et perearst on ülekoormatud, nõus on, pereõde on ülekoormatud. Kuidas me selle ülekoormuse juures nüüd paneme nagu koostööd tegema niimoodi, et see on patsiendi keskne. Kus meil on vaja lisaressursse, mis on meil kasutamata ressursid näiteks kogukonnas. Hiljuti hästi lühike kokkuvõte. Näiteks Aserbaidžaanis esmatasandi reform ja külades igal pool olid olemas pensionile läinud pereõed. Ja nendele anti reaalne roll süsteemis, nii et nad said ravimeid jagada, vererõhku mõõta, patsientidega rääkida. Ja asi läks paremini tööle. Inimesed olid kuulatud ja tekkis side keskustesse tervise juurde. Ehk siis see, et palve sellest kommentaarist on see, et proovime vaadata väljaspool olemasolevat ressurssi ja struktuuri. Kui me räägime sellest, kuidas edasi minna. Tänan. Aitäh. Ma olen selle kommentaariga absoluutselt nõus ja minu arvates võiks seda Eestis ka mingil tasemel katsetada. Ja minu arvates kõige parem tase ongi see sama lahendamata nii-öelda maakonna tase, kus nii-öelda eriarstiabi ja peremeditsiin võiks kuidagi ühe mütsi alla saada. Ja seal võiks selliseid mudeleid täiesti rakendada. Ma kujutan ette, et nagu Tallinnas ja Tartus on see esialgu keeruline või keerulisem, aga võt sellises nii-öelda väiksemas piirkonnas ja teha ka tõesti populatsioonipõhist rahastamist, mis vist nii-öelda tervishoiukorralduslikult on maailmas nii-öelda andnud kõige paremaid tulemusi kui üks rahastamismeetod, kus tegelikult makstakse nii-öelda populatsiooni pealt ühele organisatsioonile, kes siis nii-öelda selle organisatsiooni sees korraldab ära asja nii-öelda selliselt, et tulemused on nii-öelda ka mõõdetavad, eks. Ja olen ka täiesti nõus sellega ja siit siis ongi kohe ka hea minna edasi selle minu esialgse jutupunkti juurde, et miks me teeme seda nii-öelda asutuste liitmise reformi ongi sellepärast, et tegelikult ka selle riigi vaate, mis ressursid meil üldse on, kuidas me tervishoiuteenust korraldame, et ka selle teadmise, selle teemaga tegelevad ametnikud ja vastutajad tuua kokku nagu ühte institutsiooni, et tekiks selline suurem jagatud arusaamine väärtus, mitte nii, et me erinevates toanurkades tegeleme tegelikult sama teemaga, sama sektoriga, igaüks läbi oma prisma. Et ma olen täitsa nõus, et tegelikult kui see teadmine on koos,
siis meil tekivad sealt uued võimalikud lahendused ja siin minu arvates ka Covid jällegi omakorda näitas meile maailma toimimist hoopis teisest aspektist ja peaks olema ka loonud selle eelduse, et me julgeme mõelda kastist välja teistmoodi, katsetada ja aga oma olemuselt jällegi need lahendused need on kirjeldatud, neid tuleb lihtsalt tegema hakata jälle, et selles jällegi ei ole midagi sellist maailma avastuslikku. Ma olen sinuga Maarja nõus, aga ma tahan lihtsalt öelda seda, et praegu mõningad ilmingud vähemasti haigekassa poole pealt on siuke innovatsioonifond seal või et rahastada asju, mida tehakse natuke teistmoodi. Aga üldiselt meil on tervishoius ikkagi niimoodi, et meil on nagu Taavi siin ütles, meil on nagu maatriks peal, meil on süsteem paigas, eks ju, et kuidas töötavad perearstid, kuidas töötavad haiglad, kuidas töötab kiirabi ja koduõed ja me ei saa üheski Eesti nurgas sellest süsteemist nii-öelda välja. Igal pool me üritame täpselt sama loogikaga asju lahendada, aga seal, ma ei tea, Saaremaal üks isoleeritud saar võiks proovida teha teistsugust Alaska lähenemist. Aga meil on ka olnud katseprojekte, mis näitavad seda, et on võimalik katsetada teistmoodi. Jah, ta ei ole ravimustussüsteemi sees, aga meil on neid võimalusi olnud. Ja minu meelest meil ka on, et esiteks me oleme saanud välja, aga meil on vaja juhtoinast sellepärast, et ega niisama need asjad ise ei hakka liikuma, pigem ju üldiselt ju kardetakse tervishoiujuhtide poolt midagi muuta, sellepärast, et siis nad saavad lihtsalt kuskilt õiendada kohe. Aga tõepoolest me võiks isegi mõelda võib-olla natuke veel väiksemalt, et külade tasandil, mis toimivad, et kui mõelda seda Taavi näidet, siis tegelikult meil ei ole vaja ainult neid ressursse, mis meil täna olemas on, vaid seesama, et kusagil on naabrimees, kes viib mu arsti juurde ja kusagil keegi vaatab minu vanaema nii kaua, kui ma võib-olla teen midagi muud, keedan moosi, võib-olla on paha näide. Et lihtsalt meil see ressursi leidmine oleks ka nagu uuemal tasandil. Vaataksime laiemalt ringi, et ikkagi need samad Eesti Energia kontorid on võib-olla head kohad, kus käia. Siim, teeme siis Eesti Energia kontorit täis. Aitäh. Ma lihtsalt tahtsin seda öelda, et kui me oleme praeguses olukorras, siis on ju selge, et raha, kui me jätkame samamoodi, et raha jääb puudu ja tekivad need probleemid. Aga ma siiski kuidagi tooks selle mõtte ikkagi siia juurde, et nagu väga suurelt mingisugused muudatusi teha on võib-olla riskantne, et ma saan aru, et on tehtud mingisuguseid piloote ja on näiteid teistest riikidest, Alaska näide väga huvitav just selles mõttes ka, et Alaska on ilmselt ka ju suhteliselt hajaasustatud piirkond, et seda näidet kindlasti tasub kaaluda ja arvestada. Aga lihtsalt, et sellise nagu süsteemi puhul nagu tervishoiusüsteem, kus on palju osapooli, kus on nagu teatud tasand, millega me oleme harjunud, on ju, et seal neid muutusi teha tuleb, aga seda tuleb teha ilmselt niimoodi väga läbimõeldult, et see toimiks. Üks viimane kiire küsimus, viimased vastused ja siis lõpurepliigid, et siis meil aeg surub peale ja muusika juba tümpsus, nii et ma ei tahaks olla muusika ja siis teie vahel. Pane lähemale, ei kuule. Veel lähemale, jah. Äkki on välja lülitatud? Ei tööta. See ei tööta. Tuleb midagi sealt, nii et saab küsimuse kohe tuleb. Üks hetk. Saad minema lavale, suurele lavale pead sa Diana minema. Patarei sai tühjaks õigel hetkel. Aga võib-olla on kuulda või see ei lähe linti, selles on küsimus, et see on tavaline lahendus on see, et mul on vali hääl ja kõik kuulevad, aga kaamerasse see paraku siis ei jää. On kuulda, et läks tööle. Äge. Aga siin tervishoius ei tohi ära unustada kultuurilist konteksti, kus me oleme, et kui meile pakutakse kogu aeg seda kogukondlikku lähenemist, siis kahju küll, aga meie kogukonnas ei ole sellist sõbralikku lähenemist, et siis kui mina töötan perearstina Õismäel, et kui keegi oli koroonas, siis pandi sinna silt, et ära välja tule või siis Kilingi-Nõmmes visati ju aknad sisse, et seda lihtsalt peab arvestama meile erinevaid süsteeme siis pakkudes või tehes. Aga mul on Tõnisele sulle küsimus, et tegelikult
esmatasandi arstiabi on see, mis peaks olema järjepidev, kogu aeg kättesaadav, aga eriarstiabi, see nõuab teatud nagu spetsiifilist ikkagi pädevust, ja see on minu arust episoodiline, et kas on see mõistlik nüüd istutada nüüd siis sinna esmatasandi mudelisse nagu pidevalt, et noh, tegelikult saab ju ära hinnata selle tervisevajaduse ja ikkagi siis suunata see inimene selle pädevuse või kompetentsi järgi. Ja ega ma ei mõtlegi seda, et see loogika nagu ära kaoks, et ikkagi noh, nii-öelda see, et meil on olemas perearst ja siis on spetsialist, eriarst mingi kitsamal nii-öelda teemal, et see loogika jääb. Ma pigem mõtlesin organisatoorsest küljest, et noh, lihtsalt ega väljakutse on lõpuks nagu see, et kui meil on, ma ei tea, Jõgeval haigla maakonna mõttes ja Haapsalus ja kus iganes, et kuidas siis on see arstlik kompetents seal nagu maakonnas ikkagi esindatud, sest et noh, seda ilmselt juba siin enam-vähem kõik näevad, et ega selline arstlik statsionaarne teenus kaob ära, et jääb selline õenduslik statsionaar sinna koha peal, aga nii-öelda haiglas peab arst olema. Ja noh, kusagil on võib-olla eriarstidega paremini, kusagil on perearstidega parem, aga meil on täna noh, kõiksugu näiteid Eestis olemas, kus on linnu, kus ma ei tea, on kõvasti perearste puudu ja on linnu, kus on siis nagu perearstid olemas ja eriarste puudu. Et ma nagu selles mõttes see loogika noh, ilmselt ei kao ära, aga noh, ütleme niimoodi, et noh, riigil peab olema eesmärk, et noh, mingid kompetentsid on siis maakonna tasemel tagatud, aga jällegi välistatud ei ole, et seal on aeg-ajalt nagu defitsiit ja siis tuleb noh, nii-öelda selle olemasoleva arstkonnaga see seal kuidagi ikkagi ära katta. Ja noh, lõpuks on noh, ega siis ütleme niimoodi, et nii-öelda meie vanused ja vanemad inimesed on õnnelikud, et kui arsti juurde saab, ega siis noh, võib ka Tallinnasse sõita, kui muud varianti ei ole. Ikkagi oluline öelda, kust sa midagi saad, nagu, mis on kvaliteetne ja vastab sellele tervisevajadusele. Mitte nagu lähtuda, et geograafilises punktis B peab olema, kuigi seda ei suudeta tagada. Aitäh selle viimase küsimuse kommentaari eest. Nagu nüüd jutusaated lõpevad alati, et meil on 3 minutit aega, et igaüks saab veel lühikese repliigi lõpetuseks ja siis tõmbame tänase päeva kokku. Maarja, ole hea, alusta. Kui ainult minut, siis ma kõigepealt tahaksin tänada kõiki tervishoiutöötajaid. Veel kord, et see panus, mis te olete andnud nii COVIDis kui ka üldse Eesti inimeste tervise hoidmisel ja säästmisel, et selle eest kindlasti kõikidele suur tänu. Mis puudutab nüüd siis inimesi, patsiente, nii noori kui vanu, kes siin on võib-olla natuke muretult sulekottide peal olnud, et siis hakake küll seda kuulmisaparaadi raha koguma, aga elage ikka tervislikult, et see on kõige parem, see hoiab nii teie enda kulusid, elukvaliteeti, kui tegelikult ka kogukonna ja riigi kulusid ja kvaliteeti kokku, nii et me kõik saame panustada selleks, et oleks meil rohkem raha nende jaoks, kes seda vajavad. Ja mis puudutab reformi, et siis mina ikkagi võtan siit kaasa selle mõtte, et inimesi ja patsiente väga ei huvita, mis seal ekraanidega toimub, tahetakse, et riik toimiks. Riigil on vastutus oma tööd korraldada, seda teha, võttes kaasa nii neid, kelle jaoks seda tööd tehakse, osapooli erinevaid, vaadates ümber maailma, mis häid praktikaid on tehtud ja lihtsalt hakata asju ära tegema. Nii et see ongi. Nii, Siim, 30 sekundit paraku jääb. Mul ongi suhteliselt lühidalt, et ma lihtsalt tahaksin rõhutada seda sama, mis siin tegelikult Jaanaga mõttevahetus ka läbi käis, et inimesed teaksid, millega nad peavad arvestama kuskil elades või kuskil olles, et mis see tasand, tervishoiu tasand, teenuse pakkumise tasand on ja millega ta saab arvestada, mis on need võimalikud riskid, mis on need võimalused, mida ta saab seal, kus ta on. Et see on tähtis. Kadri. No ärme unusta seda ka, et elu kogu aeg muutub meie enda elukaare peal, aga muutub ka ühiskonnas see sama näide, see koroona näide ja mulle väga sümpatiseeris täna
Maarjo jutt sellest, et me peame olema julgemad ja me peame tegema, me peame proovima ja mitte kartma nagu eksida, sellepärast et kui me nagu kogu aeg kardame, siis ei juhtu mitte midagi, siis me ainult räägime ja siis on see lätlaste vanasõna eestlaste kohta mõeldud, et kehtib nagu täiega. Ja loomulikult elage tervislikult, see on kasulik. Tõnis. Meie väikse hästi piiratud ressursiga riigi puhul tuleb iga tervishoiutöötajat väärtustada ja kaasata ja eratervishoius neid töötajaid ka on natukene, et me tahaksime olla nii-öelda võrdväärne partner ja osa Eesti tervishoiust. Ja teise mõttega tõesti ütlen ka seda, et ega nii-öelda Eesti on suur ja lai ja minu arvates nii-öelda võib-olla ühe vitsaga kõik ei tasu lüüa ja meil tasub mõelda, et kuskil mingites piirkondades võib-olla töötavad mingisugused natuke teistsugused lahendused paremini, kui suur tervishoid on korraldatud. Aitäh, loodetavasti see 1,5 tundi ei olnud siis selline lõputu ringmäng, kes aias, et eesmärk ei ole peale selle, et on tore. Et siin kõik võtsid midagi endaga kaasa ja ma loodan, et korraldajad samamoodi, et kui järgmine aasta sellist sarnast arutelu tehakse, siis juba järgmiselt tasemelt. Veel kord suur aitäh panelistidele, sama suur aitäh kõikidele kuulajatele. Ilusat õhtut, olge terved ja peatsete kohtumisteni.